armsad kaksikud, need kaardid on sulle ja ladumine on inspireeritud 29. märtsil olevast osalisest päikesevarjutusest ja suur ühiskondlik planeet Neptuun läheb kalade märgist jäära ja lisaks sellele on ka kuu loomine, nii et noor kuu tulemas, nii et palju sellist muutlikku energiat on õhus. Aga siin minul ei ole mitte midagi ütelda, nii kui esimene tulekaart välja tuli, minul see on armastuse kaart, vähemalt sel korral küll. Ja vaadates siin siis kuu oraakli, kuu jumalanna ja kuu majade kaarti, siis siin on ikkagi mehe ja naise vaheline armastus, mitte töö ega laste vaheline tööarmastus ega laste armastus. Et väga, kas on nüüd tuliselt alganud suhe, sa ise tunned ennast noh, nagu tulisel sütel, võiks ütelda. Kord oled nagu õnnelik ja siis natuke hästi rahutu. Sa ei tea, mida teha, süda põleb, kõik on nagu hästi rabe aga selline õnnelikult rabe ja sa ei tea nagu kuidagi, mis nende tunnetega nagu peale hakata, et vahepeal niisugune tunne, et sa ütled ka, et sellist tunnet ei ole mul enne olnud. Emotsioonid ja siis vahepeal, et aga äkki midagi juhtub ja nagu tahaks ütelda, et tunneta seda tuld nagu positiivselt, et ära ennast nagu küpseta või noh, tee ennast selle tundega sõbraks. On see, et tunneta, kuidas sa saad nagu sõber olla selle tulega, soojenda ennast, mitte ära kõrveta ennast selle tulega. Nii et ma saan aru, et sihuke tunne, et noh, et kõik eelnev elu võiks nagu tuhaks põletada, selline tunne on. aga ära seda tee, soojenda, sest tead, see ilus Freia, see on musta jumalanna üks kaartidest. Ta näitab taassündi, mis ongi ju see, et tegelikult kui me armume, siis ongi nagu mingi uus elu hakkab meil pihta. Siin on välja tulnud veevalaja ja õhuelement, kus ongi, et sa tahaksid võib-olla tervele maailmale jagada seda tunnet, mis sul on. sa sa tahad ütelda, et ei ole mitte kunagi tundnud sellist tunnet, nagu mina seda tunnen. Et ma olen, et selle Freia selline võtmelause on, et printsi leida peab suudlema rohkem kui ühte konna. Ja sa ütledki, et ma olen selle praegu välja teeninud, sellepärast, et vaata, mida ma kõik, see ja teine ja kolmas, aga praegu ma tunnen, vau, missugune energia mul on sees, kuidas ma ennast tunnen. Vaat, aga siin see äh, Freia tuletab sulle meelde, et ära müü ennast odavalt. Sellise tulise puhul on väga kerge ennast ära kaotada. Ühegi asja nimel, ka armastuse nimel, me ei tohi ennast alandada. Mitte isegi see alandamine. Ja sa ütledki praegu, et vaata, kuhu ma jõudnud olen. Kas ma olen nüüd kannatlikult ootanud või vaatanud ja elu näinud ja praegu on mul liblikad kõhus. Ja tõesti ka Freial on siin pildi peal need, mis ma ütlen, suled on peas. Ja see nagu muudaks teda võluväel kellegiks teiseks, et ma ise ka tunnetan, et sa ise ka tunned, et sa oled keegi, et sa ei ole enam see, kes sa enne olid, niimoodi tuld täis. Aga mis tuleb must, jumalanna tuleb alati ütlema seda,
et mis on minu väärtus. sa ei tohi alla anda oma väärtusel, tähendab alandada oma väärtust, ükskõik kui ilus ja hea asi paistab. Oma standardeid pead sa hoidma. Isegi ühegi soovi nimel ei tohi alla anda. see alandamine on natukene selline negatiivse varjundiga, aga äh, äh, sa pead seda lihtsalt praeguses situatsioonis, ta ütleb sulle, et pane tähele. Freia on mustadest jumalannadest kõige viimane ja ta ongi taassünni sümbol. võib-olla sa tunnedki ennast, et läbi selle armastuse oled sa taas sündinud ja sinu mõtlemine on uuenenud, ma ei tea, võib-olla teed uut soengut või on uued riided, võib-olla on isegi uus elukoht. kõike on hästi palju, kõike on väga tuliselt. aga siin ta ütleb, et sa pead olema leidlik, sa pead olema nupukas ja sa ei tohi, jah, seda ma juba ütlesin, allahindlust ei tee. kuna siin on välja tulnud veevalaja, siis ma võin ütelda seda, et kas see suhe on praegu tõesti väga noor, et alles veebruaris alguse saanud. Pole ka ime. või on sul just see paariline, on veevalaja tähtkujust selline. aga viimane kaart on siis kuumajade kaart ja bukett on tema alapealkiri ja tema võtmesõna on armulugu või suhe. sa näed ise, et kõik kolm kaarti tulevad ühe teema peale välja. nii et kui sa vaatad ja sinul seda armusuhet ei ole, siis võin sulle ütelda, et tõepoolest see ladumine pole sulle või lihtsalt see suhe tuleb selle poole aasta jooksul või kevade jooksul. aga siin on esindatud kaalud, mis tegelebki suhetega, tahabki harmoonilist suhet saada. siis Veenus siin ongi see, mis ütleb ka Freia. Veenus tahab alati midagi vastutasuks saada. mina annan armastust, ma tahan sellist armastust ka vastu saada. on Veenus, kes ütleb, et mina väärtustan iseennast, sina väärtusta ennast, siis on meil see suhe on tasakaalus. aga siin kõrval on Uraan, mis, kujutad ette, et ta on tegelikult veevalaja juhtplaneet, nii et siin on kolmekordsus täielikult sees. siis Uraan toob alati üllatusi. võib-olla on ka see, et see suhe oli täiesti üllatus teie mõlema jaoks. aga siin võib olla ka varjatud suhe. et see suhe võib-olla ehm, võib-olla ei, võib-olla on see selline armastuse afäär, võib-olla see on petmine natukene. kes peab petmiseks, kes mitte. seda me ei tea kunagi ütelda. aga see Uraan võib üteldagi, et kas see on ootamatus või on see natukene lubamatu armulugu. aga noh, armutunne on olemas, tulisus on olemas, kõik asjad on olemas igal juhul. ükskõik, kuidas see suhe ka ei lõppe, see algus on niivõrd positiivne, tuline, emotsionaalne, et ta raputabki teid välja sellisest tavapärasest emotsionaalsest seisundist. see ongi ootamatu, kirglik, erutav, see ongi nagu tundmatuga kohtumine. nii et lase see praegu
olla see armutunne, sest mulle tundub ikkagi kokkuvõttes, kuna siin on see taassünni oma, siis see võib olla pikaajaline suhe äh, sellegi poolest, et võib-olla alguses mõtlesid, et see on ainult korraks vaid, aga siit võib kooruda välja midagi väga-väga ilusat. nii et see on sulle kaksikud, aitäh!